vaadake, see on see, kui te kasvate isiksusena ja te teate, läbi mille see tule ja vile te olete ise käinud, siis tahate nagu upliftida ja you want to empower others. Ja mäletan, kui me Patrikuga esimest korda kohtusime, oli see, et ma olin rahvaraamatus, kuna ma olen tõeline noomik, mulle meeldib raamatud. Ja järsku ma kuulsin, et meil on klaverid, vaata meil see rahvaraamatus on klaverid. Ja ma läksin selle noormehe juurde ja mõtlesin, et Patrik, vabandust, läksin sinna, jah, kui täitsa võõras poiss, mõtlesin, et kas, ja ta mängis oma lugu. Mitte kellegi teise lugu. Ja kust ma sellest aru sain, oli see, et esiteks, jah, ma ei olnud seda kunagi kuulnud, mitte kui ma oleks kõiki maailma lugusid kuulnud, aga ma sain aru, see tunne, kuidas ta seda mängis. Ja see, kui nagu ükskõik oli, mis ümberringi toimus. Ja siis mingi kaks tegelast, mina ja mu elukaaslane Oliver, põhimõtteliselt oli, mis oli nüüd. Okei, päris hea. Ja siis... Vahvad selgitasid. Ja siis ma mäletan, ma võtsin ta kontaktid ja mul hakkas kuidagi ketrama, et kuidagi nagu, ta oli 16 tol hetkel. Praegu sa oled 2 aastat tagasi. Nii kaua või? Vähemalt. Ja sellega oli nagu see teema, et ma mõtlesin, et väga hea, et ma võtsin ta kontaktid ja esimesele koht, kus ma kasutasin sinu lugu, oli haiglas. Ma olin haiglas turundusspetsialist 9 aastat, ma tulin ära eelmine aasta. Ja ma mäletan, ma tegin mingi klipi, kuhu ma panin Patriku loo juurde. See oli üks näituse nii-öelda